Ja sisse on tulnud siis, kui siin avavile kõlab ka, Kintre paneb palli mängu. Saku terve naiskonnaga seda nurgalööki on kaitsmas. Tuleb tsenter Tuus ja vasakul äärel, kes oli märgitud paremale ja Taut on siis paremal, kes oli kirjas vasakul. Kui siin pikk pall ette, Kross! Super olukord ja siin suluseisu ka ei olnud. Annab selle karistuslöögi ja sealt peaga lüüakse ka ja korraks pudistas. Vasakkaitsest oli rünnakufaasis juba päris kõrgele läinud siin. Treibergil ollakse kohe küljes, isegi kui ta sealt langeb madalamale. Nüüd on Kintre tulemas jälle karistusalasse, õnneks söödu sinna keskele, aga ränk ka eksis ja nüüd tuleb päris ohtlikult keskelt läbi üksinda ja õnneks mööda. No see Kintre on jätkamas ohtlikult. Terava nurga alt õnneks ise endale tekitas, aga siis lõi lähedalt mööda. Tsender Tuus saadakse löögile ka. Kintre tuleb uuesti. Otsitakse siit Browni paremalt. Pall värava ette ja läheb sisse 31. minutil. Kui eelmises mängus Žalgiris lõi otse nurgalöögist, siis natukene sarnane värav sealt väga terava nurga alt kuidagi tõsteti ja mingil moel see seal üle Jerofejeva läks ja võrku täpselt kukkus. Vaatame kordust ka. Vaatame, kuidas see Kintre poole esimene nurgalöök tuleb, saab löögile ka ja Kintre ründaga tuleb kauglöök ja väga hea võimaliku kontratarbeks ette ei ole jäänud. Tuleb Tsender Tuus päris ohtlikult, saadakse löögile tagumise posti juurest. Taut otsib karistusala, sõid on hea võimalus, natuke pikaks läheb see Sauluse ränk oli samamoodi ju. Tuli Tabasalust, kes nüüd Kimsonile ruumi väljakul tegi. Päris kõva kauglöök. Ribeira korraks seal palli otsa oli koperdamas, aga veab rünnakut edasi, tuleb Tsender Tuus ja Pedak nüüd põlvega kuidagi ebamääraselt selle olukorra lahendab, aga vähemalt sai eemale palli nüüd peale löögalt, siis nurgalöök, lühidalt mängitakse lahti, Taut läheb sinna peale, ei saa palli kätte. Nüüd on ohtlikult palliga kastis värava ette ja seal veel on endiselt lahtine pall ja endiselt on lahtine pall. Tuleb Tsender Tuus ja peaga päris ohtlikult, natukene seal üksikuks selle surve tegemisega. Nüüd püüdsid poolkaitsed ka kaasa tulla, suluseisu ei ole, väga ohtlik võimalus praegu Kintre all. Palliga on kastis ja nüüd enam ei eksi see Pereviznik, kellel siis avapoolel oli ka sarnane väga hea olukord. On ta seal kiirete väledeta jalgadega, pääses jälle seal läbi. See suluseis, mille tekitamisega Saku avapoolel sai päris hästi hakkama, praegu seal lõigati näppu ja pääses Pereviznik 1-1 olukorda teist korda selle mängu jooksul ja nüüd lööb ära 4. poolkaitseliinis keskel. Ja Kallas tuli parem kaitsesse siis otse Põlluväe koha peale. Kauglöök ja näeb pilti. Tsender Tuus. Ja Kallast sai seal jala vahele Tsendertusele, aga tuleb uuesti Kintre vasakult. Pall kastis ja seal on tulemas sööt ja tuleb kolmas värav ka 86. minutil. Siin lõpus on ka Saku igas mängus ikkagi
neid hiliseid väravaid endale lasknud. Paide lõi ka neile 3-3 viigivärava päris hilja siin taliturniiril ja nüüd siis kahe Leedu naiskonnaga mängud kokku, 2 mängu 0-8 väravate vahe. Nüüd Odingult pikk pall sinna keskjoone juurde. Saulus sai selle maha võetud. Aga teine pall taaskord langes seal Intrale. Nüüd on võimalus Digiveski Saulusele. Hea sööt. Saulus on palliga kastis. Kukub ja penalti. 90. minutil midagi rõõmustavat ka veaga maha. Nii 90 ongi parajasti täis tiksumas, kui penaltist on võimalus lüüa Saku esimene värav seal Balti liiga hooajal. Saulus lööb ja kindlalt nurka lükkab. Taut läheb palli veel kiiresti võrgust välja võtma. Ülejäänud Saku mängijatel nii kiire ei tundu olevat. Ja Saulus siis endada. Ja nii ongi lõpuvile tähistab siis Saku 1, Kintra 3 sellist seisu ja nüüd on siis kõigil ülejäänud 5 naiskonnal Balti liiga tabelis 3 punkti kirjas, Sakul 0 punkti. Treener Merili Toom 1-3 kaotus täna päris pikalt nüüd veel seal ringis arutasite asju, mis siis põhisõnumid olid, mis rääkisite? Võtsime selle mängu nii-öelda esmased emotsioonid kokku, et oleksime kõik ühel lainel ja siis arutasimegi, et mida nüüd siis analüüsida, mis olukorrad võib-olla me liiga hästi välja ei mänginud, aga samas ka mis asjad nagu õnnestusid, et põgusalt käisime need asjad üle. Ja mis need esmased emotsioonid siis olid, mis te kokku võtsite? Selles mõttes kahetised, et me võib-olla ei mänginud päris nagu seda taset välja, mida ma tean, milleks me oleme võimelised, aga jällegi tuleb aru saada, et me üritame väga palju palliga mängida ja tegelikult me Kintra vastu ju seda suutsime mingites momentides päris hästi. Lihtsalt väiksed detailid olid seal, millega ei saa rahule jääda. Aga hooaeg on nii algfaasis, et me alles kogume hoogu ja vormi ja uute mängijate siis võib-olla sisseelamine ka on alles selline käigus, et vaatame, proovime ja mõtleme, et kuidas see kõige efektiivsemalt meie jaoks toimima saab. See on vist päris nõme tunne, et jälle oli avavärav selline, et kui eelmises mängus otsa nurgalöögist, siis praegu ka selline otsa joone pealt sealt kuidagi 0 nurga alt keeras sisse. Ja ei näinud üldse hästi seda olukorda, ma ei tea, mis seal juhtus, aga saab video pealt vaadata ja eks väravahtide treener saab väravahtidega tööd teha selle nimel, et neid väravaid ei juhtuks. Siin kaotasite Žalgirisele 0-5, nüüd siis 1-3 Kintrale, kes peaks tugevam olema, et kas siis mingid asjad tegite paremini selles mängus? Žalgirisega mäng oli kuidagi hästi imelik, et me mängu mingisuguses faasis olime tegelikult väga head, ma ütleks. Lihtsalt ei löönud ära, väga palju oli ebaõnne. Aga tänases võtmes ma arvan, et me mingites momentides panime juurde, võib-olla ennetavalt mõtlesime mingid käigud läbi ja võib-olla nii oligi. Tabelis nüüd Saku Lainsele 0 punkti, et kas usute veel ikka edasipääsu? Päris mitu mängu on veel ees, eks näis, mis saab. Olgu, aitäh. Tuleb siia ka Katriin Saulus, auvärava autor. Kuidas sina selle mängu kokku võtaksid? Alustasime suhteliselt rabedalt, ma ütleks, et hästi palju jäi nagu tehnilise praagi taha, hästi palju nagu sellist individuaalset praaki.
et duellides jäime lahjaks ja nagu pigem reageerisime mingitele olukordadele, mitte ei ennetanud. Aga ma arvan, et teine poolaeg nagu sealt läks nagu paremaks ja suutsime rohkem palli säilitada ja ka mõnikord liini taha jõuda, et ma arvan, et niisugune tõusev trend oli. No rünnakul, mida oleks veel paremini pidanud tegema, et ega teil väga neid momente ei tekkinud, et Grete Krossil seal päris mängu alguses üks oli ja siis lõpus see penalti, et need päris hästi tundus, et tulid ründajatega, olid seljas kogu aeg kaasas. Ja nad olid hästi seljas kogu aeg, aga ma arvan pigem niisugust nagu rahu säilitada, et me kiirustasime hästi palju, et me küll võitsime palli, siis võib-olla ühe söödu leidsime ja siis juba läks pikaks või kas läks kuskile out'i või üle jala, et nagu pigem niisugust nagu külma pead rohkem hoida ja pikemat rünnakut mängida. Räägi sellest penalti olukorrast ka, kas ootasid siis täpselt sinna söötu ja tehti siis, tuldi siis jalga? No siin sellises mängus tuleb kõik olukorrad maksimaalselt ära kasutada, et nägin, et Katrin ääres oli ja mul oli niisugune söödutunnel oli vaba ja ilusti pani mulle jooksu peale ja ma teadsin, et ma pean sealt maksimumi võtma ja sain selle penalti kätte, et läks hästi. Enamus mängust olid seal keskpoolkaitses, lõpus tipuründes, kumb sulle endale paremini sobib ja kus hooajal hakkad peamiselt mängima siis? Sinna, kuhu mind vaja on. Et eelist otseselt ei ole, et niikuinii 10 ma olen hästi selline, ma ütleks, liikuv mängija, et vahepeal olen tipurindes, vahepeal olen 10, vahepeal olen 6 peal, et mul otseselt vahet ei ole, kus mängida. Sel nädalavahetusel lisaks mängule oli teil karikaloos ka, saite kohe Flora vastu, mis reaktsioonid siis on? No kodus on Floraga alati paremini läinud, et pigem võtaks selle vastu.